tere! Täna räägime kuumalainest. Räägime konditsioneerist kui Euroopa poliitika kõige piinlikumast testist. Olete näinud ise uudiseid, kus kuumalaine inimesed üritavad ennast jahutada ja konkreetselt Euroopas on see suur probleem. Aga mõnikord ei ole nagu poliitika kõige parem test mingisugune suur konverents või mingi valimiskampaania või järjekordne 400 leheküljeline strateegiadokument. Mõnikord on poliitika kõige parem test. Väga lihtne küsimus. Kas sul on suvel ruumis toas või kontoris võimalik normaalselt hingata? Konditsioneer tundub nagu esmapilgul väga banaalne teema. Mitte midagi väga filosoofilist, mitte midagi geopoliitilist. Lihtsalt masin seina peal, mis teeb kuumal päeval toe jahedamaks. Aga viimaste Euroopa kuumalainete ajal on just sellest väiksest masinast saanud väga hea sümbol. Sümbol sellest, kuidas rohelised loosungid kohtuvad päris eluga. Sümbol sellest, kuidas eliit räägib ohverdusest, aga ise ohverdab tavaliselt, ütleme niimoodi üsna mõõdukalt või väga ei ohverdagi, teeb lihtsalt näite. See on viide siis sellele, kuidas meil Euroopa Komisjon lükkas alumised korrused nagu välja, konditsioneerida ka jättis enda sisse. Ma ei tea, võib-olla seal võis olla mingi tehniline viga, aga samas võiks nagu, ma ei tea, kaasa tunda või siis mis meil see ilus sõna on. Unustasin sõna ära. Aga ja see on ka sümbol sellest, kuidas bürokraatia suudab ise kõige lihtsamast lahendusest teha moraalselt, administratiivse ja ideoloogilise probleemi. Ametlik jutt on meile tuttav, kliimamuutus on suur probleem, energiatarbimist tuleb vähendada. Niisuguse graafiku siia. Energiatarbimist tuleb vähendada, inimesed peavad elama vastutustundlikumalt, planeet tuleb päästa ja kõik peavad oma osa andma. Paveril on see jutt kõik muidugi väga ilus, aga siis tuleb kuumalaine. Inimesed istuvad kodudes, koolides, haiglates, hooldekodudes ja ühistranspordis 35 või 40 kraadi juures. Ja äkki ei ole küsimus enam abstraktses kliimaõigluses. Küsimus on selles, kas vana inimene saab öösel magada, kas laps istub klassiruumis nagu kasvuhoones, kas haigla suudab patsiente normaalselt ravida ja kas tavaline inimene võib osta endale konditsioneeri ilma, et teda nii-öelda moraalselt läbi pekstakse. Ja just seal hakkab kogu ideoloogiline konstruktsioon ragunema, sest inimesed võivad taluda väga palju abstraktset poliitikat, seni kuni see jääb nagu abstraktseks. Nad võivad kuulata lõputut juttu mingisugusest kestlikkusest, rohepöördest, süsiniku jalajäljest ja uutest eesmärkidest aastaks 2030 või 2050. Aga kui kogu see ilus keel jõuab lõpuks nende enda korterisse, nende lapse nii-öelda lasteaeda või nende vanaema hooldekodusse, siis muutub küsimus väga praktiliselt. Kes täpselt peab nagu kannatama ja kes täpselt ei pea nagu väga kannatama. Alustame ühest vanast loost. Et siukene peale seda, kui see peale Napoleoni aega olid hästi palju revolutsioonilisi ideid. Võrdsus, vendlus, rahvaühtsus. Hakkasid levima ka nagu kohaliku aadli ja poliitilise eliidi seas. Tol ajal ei olnud väga palju Euroopa riiki, ühtne riik. Tol ajal oli lihtsalt palju sõdu ja selliseid riigistruktuure nagu meil praegu ei olnud. Oli nagu mitu väiksemat piirkonda, kus hakati nagu rääkima vendlusest, ühinemisest ja sellest, kuidas
kõik inimesed, kohalikud inimesed peaksid seisma koos. Ja siis ongi, et mingisugusele seal maapäevale või mingisugusele koosolekule kutsuti siis talupoeg. Ja nende seas oli siuke üks vana mees, kes kuulas seda juttu võrdsusest ja vendlusest ning ei saanud täpselt aru, et miks ta üldse seal on. Et tema maailmas oli asi lihtne, aadlikud otsustavad, talupojad töötavad. Ühed räägivad, teised tassivad. Aadlikud püüdsid talle seletada, et ajad on muutunud, nüüd oleme kõik vennad, nüüd oleme kõik võrdsed, nüüd seisame kõik koos. Vana mees küsis väga lihtsa küsimuse, et mida seda praktikas tähendab. Ja üks aadlik otsustas talle nagu näite teha. Ta osutas suurele kivile ja palus talupojal seda tõsta. Talupoeg proovis ja ei jõudnud, loogiline. Siis kutsuti appi paarkümmend meest, koos suutsid nad kivi üles tõsta. Aadlik ütles, näed, see ongi vendlus, üks ei ole tõrk, koos oled tugev. Vana mees vastas, ma saan aru, et me koos tõstsime kivi, aga sina ei olnud seal. Sinu õlg ei olnud minu õla kõrval, kui ma seda kivi tõstsin. Ja see ongi kogu loomute. Kui eliit räägib vendlusest, aga koorim jääb alati teiste kanda, siis ei ole see vendlus. See on lihtsalt ilus sõna, millega seletatakse talupojale, miks tema peab jälle kivi tõstma. Ja täna ei räägita enam nii palju revolutsioonilisest vendlusest, täna räägitakse kliimaõiglusest, solidaarsusest. Vot, sõna oli solidaarsus. Et Ursula ja teised, kes seal komisjoni viimasel korrusel elasid, kus see konditsioneerul töötas, võiksid solidaarsusest välja lükata. Et koos kannatada selles kohutavas maailmas, koos nii-öelda töötajatega, kes on madalama palgalised. Aga jah. Täna räägitakse kliimaõiglusest, solidaarsusest, kestlikkusest ja ühisest vastutusest. Nimi on uus, mehhanism on vana. Kõik peavad pingutama, kõik peavad ohverdama, kõik peavad mõistma ajaloo tõsisust. Aga kui tuleb hetk päriselt midagi ohverdada, siis tekib ilmub väga vana küsimus, et kelle õlg on kivi all ja kelle õlg on konditsioneeriga kabinetis. Ja selle teema kõige sümboolsem näide on siis see juhtum Euroopa Liidu hoones, Kummala näel, nagu ma ütlesin juba mitu korda. Konditsioneeri lütid välja, alumistel korrustel töötavate inimeste jaoks, samal ajal kui ülemistel korrustel, seal kus töötavad tähtsamad institutsioonid ja kõrgemad ametnikud, jäi jahutus alles. Ja siin tuleb kogu loo põhimõte. Et selliste juhtumite puhul, mida kõige mõtlema nagu tähelepanek, et selliste juhtumite puhul võib tehniline põhjus olla nagu päris, võib-olla süsteem tõesti ei pidanud kuumusele vastu, võib-olla tuli teha ajutine otsus, võib-olla oli tegemist hoone halduse, tehnilise rikke või mingi energia olmuse probleemiga. Aga poliitikas ei loe ainult tehniline seletus, loeb ka sümbol ja sümbol oli kohutav. Alumised korrused kuumenevad, ülemisi korruse aga jahutatakse. Tavaliselt töötajad higistavad, tippametnikud jätkavad tööd mugavates tingimustes. Kui Euroopa Liit tahab jätta muljet, vähemalt muljet jätta, et ta ei ole uus aristokraatia, siis see oli üpris siukene kehv olukord. Sest demokraatlikus poliitikas peab tegelikult optikaga tegelema, kuidas mis paistab inimest. Mitte ainult sellepärast, et poliitik peab kartma mingit halba pealkirju, vaid sellepärast, et ta peab kartma valijat. Kui inimene näeb, et võim teeb midagi ülbet, ebaõiglast või silmakirjalikku, siis tal peab olema tunne, et ta saab selle nagu kuidagi poliitiliselt reageerida või siis midagi teha selles osas. Aga Euroopa Liidu puhul tekib siin erinev probleem. Tavaline inimene ei tunne tihti, et ta saab neid otsustajaid nagu päriselt kuidagi karistada. Me räägime ainult juriidiliselt või siis hääletustega või midagi. Me ei räägi vägivallast, jumal hoidku. Euroopa Komisjoni ei valita samamoodi nagu rahvuslikku parlamenti. Enamik inimesi ei tunne, et nad on isiklikult pannud ametisse selle bürokraatliku klassi, kes nüüd
nende elu reguleerib. Ja kui inimene ei saa nagu seda poliitikut otse karistada või ametnikku, siis on poliitikul ametnikul palju lihtsam nii-öelda seda optikat ignoreerida. Ehk siis, kuidas ta paistab tavalistel inimestel. See ei tähenda, et Euroopa Liit ei oleks üldse demokraatlikus protsessis nagu seotud. See on niisugune liiga lihtne või ebatõpne väide. Aga see tähendab, et vastutus on väga-väga kõvasti hajutatud. Kui vastutus on hajutatud, siis keegi vastutab teoorias, aga praktiliselt ei vastuta keegi. Ja sellises süsteemis võib juhtuda, et otsus, mis rahvuslikul tasandil näeks välja nagu poliitiline enesetapp, muutub Brüsselis bürokraatias lihtsalt halduslikuks ebamugavuseks. Kliimapoliitika kõige suurem probleem ei ole isegi see, et inimestel küsitakse ohverdusi. Mõnikord on ohverdused vajalikud. Täitsa võib aru saada. Riik, ühiskond ja majandus ei saa toimida põhimõttel, et kõik tahavad ainult mugavust ja keegi ei taha maksta. Probleem tekib siis, kui ohverdamine muutub nii-öelda klassipõhiliseks. Tavalisele inimesele öeldakse, ära kasuta liiga palju elektrit, ära jahuta oma kodu, ära sõida liiga palju, ära lenda, ära söö nii, ära küta nii, ära tarbi nii. Aga kui vaadata nagu ülespoole, mida kõrgemad ja targemad inimesed teevad, seal jätkub elu üsna sarnases tuttavas rütmis, mis ennegi. Kabinetid on jahedad, lennud toimuvad, konverentsid toimuvad, autokolonnid liiguvad ja alati leidub mingi tehniline, juriidiline või moraalne seletus, miks just see konkreetne mugavus on vajalik. Strateegiline, roheline või paratav. Tavalise inimese konditsioneer on kliimaprobleem, aga eliidi konditsioneer on töövõime tagamine. Tavalise inimese lend on süsiniku jalajälg, aga poliitilise klassi lend on institutsionaalne vajadus. Tavalise inimese auto on probleem, aga tähtsa inimese transport on julgeoleku või töökorralduse küsimus. See ei ole uus mehhanism. Varem oli süsteemides alati mingi eripood, erikoridor, erisuvila või erireegel. Tänapäeval on keel muutunud elegantsemaks. Nüüd on meil riskihaldus, strateegiline vajadus, institutsionaalne järjepidavus ja kestliku juhtimise raamistik. Aga loogika on tuttav. Reeglid kehtivad kõige rangemad nendele, kellel on kõige vähem võimu endale erandeid teha. Ja just seetõttu muutub konditsioneer nii tähtsaks sümboliks, sest seda ei ole võimalik lõputult ideoloogilise nagu keelega katta. Kui ruumis on 40 kraadi, siis ei huvita inimest väga, kui kaunis on röhepööre PowerPointis. Ta tahab lihtsalt, et toas oleks jahedam. Üks asi, mis Euroopa Liidus kogu nende institutsioonides on see, et neil on väga palju sarnasusi nõukogude aegse poliitbürooga. Väga palju. Need, kes on vanemad kuulajad. Ja võib-olla isegi näete neid samasid sarnasusi, paralleele, mis on Euroopa komisjonil ja nõukaaegse poliitbüroo. Kui ei ole kursis, siis te võite vaadata erinevaid YouTubereid, poliitilisi noori, kes panevad üles videosi komisjoni seal majadest või hoonetest, et kui neid kutsutakse külla, siis nad näitavad, kuidas nad söövad, millised koridorid on, missugused sündmused on, seal toimuvad igasugused etendused neile, igasugused tantsud tehakse, teevad igasuguseid energiaringe ja nii edasi. Ühesõnaga, huvituge, vaadake, kuidas ilusamad ja targemad elavad ja tööd teevad. Kõige tugevam argument konditsioneeri küsimus ei ole mugavus. Mugavus on oluline, aga see ei ole isegi peamine. Peamine on tervis. Vanemad inimesed, haiged inimesed, südameprobleemidega inimesed ja lapsed ei ole kuuma laine ajal lihtsalt natukene ebamugavus olukorras. Kõrge temperatuur
võib neile päriselt ohtlik olla. Kuumarabandus, südamekoormus, unehäired, vedelikupuudus, halvenev taastumine. Need ei ole ideoloogilised mõisted, need on füsioloogilised. Ilma asjata ei ole sükene pool naljaga uudis, mitte pool naljaga isegi, aga väga kurb uudis on tegelikult see, et Euroopas sureb inimesi rohkem konditsioneeri puuduse tõttu, kui Ameerikas sureb vägivaldsesse surma, mis on põhjustatud tulirelvast. Ehk Euroopas sureb kuumarabandusse, konditsioneeri puudumise tõttu kuumarabandusse rohkem inimesi, kui Ameerikas maha lastakse. Ja mitte natukene, aga palju rohkem. Ameerikas ei ole probleemi konditsioneeriga. Seal sureb aastas mingisugune 2000 inimest ära. Neil on 9% inimestel on olemas konditsioneer toas. See on puhtalt ideoloogiline probleem. Tahate näha, siis 2024. aastal oli Euroopas surma üle 60 000. Jah, mõned võib-olla surid täna peal, aga ütleme ausalt, et kõige nõrgemad on tavaliselt need, kes saavad rabanduse. Ei, see on küsimus, et see probleem on ammune. See probleem on 16 aastast on täpselt ajakirjades olnud probleemid, ajakirjades on olnud need uudised, et hästi kuum, hästi palav, paha olla ja nii edasi, et inimesed tubades, korterites, kontorites, koolides ja haiglates saavad kuumarabandusi. Miks pole 10 aasta jooksul mitte midagi paremaks tehtud? 10 aastat pole mitte midagi paremaks tehtud. See on haige. Aga jah. Jah, et vanad inimesed, haiged inimesed, südameprobleemidega inimesed ja lapsed on ohus nii-öelda kuumalaine ajal. Reaalselt kõrge temperatuur on neile päriselt ohtlik. Kuumarabandus, südamekoormus, unehäired, vedelikupuudus, halvenev taastumine. Need ei ole ideoloogilised mõisted, need on füsioloogilised. Ja siin muutub keskkonnapoliitiline moraliseerimine eriti inetuks. Kui inimene ütleb, et igasse eramajja ei pea homme paigaldama mingit keskset konditsioneerisüsteemi, siis sellest võib aru saada. On kulud. On energiavõrk, elektrivõrk. Igal pool taristu ei pea vastu. On hoonete eripära, on kliima, on arhitektuur. Euroopa lõpuks ei ole ka muidugi mingisugune kõrbetsoonis. Aga kui me räägime haiglatest, hooldekodudest, lasteaedadest ja koolidest, siis on aga küsimus teine. Jah, okei, igaüks ei pea eramajja kondeka ostma, aga nendes kohtades võiks olla konditsioneer. Kui ühiskond suudab jahutada Euroopa Komisjoni kontorid, pangahooneid, ametiasutusi ja konverentsis, siis peaks ühiskond suutma jahutama ka ruume, kus on eakad, haiged ja lapsed. Kui ei suuda, siis ei ole probleem planeedi päästmises, siis on probleem prioriteetides. Sest väga raske on võtta tõsiselt süsteemi, mis räägib empaatiast ja hoolimisest, aga kohtleb kuumalaine ajal vana inimese tervist, mitte väga tähtsa teemal. Väga raske on kuulata loengut kliimaõiglusest inimeselt, kelle enda töökoht on jahe, samal ajal kui hooldekodu töötaja otsib sotsiaalmeedias abi, sest ruumis on võimatu olla. Ja kui need lood jõuavad avalikkuseni,
ainult nagu juhuslike postituste, haiglatöötajate kaebuste või internetiklippide kaudu, siis tekib järgmine küsimus. Miks see ei ole suurem teema? Kui ühiskonna prioriteet on päriselt inimeste kaitsmine, siis haiglate ja hooldekodude jahutus peaks olema suvise kriisivalmiduse keskne osa. Mitte luksus, mitte kapriis, mitte moraalne nõrkus. Elementaarne taristu. Nagu ma ütlesin, vähemalt 10, võib-olla isegi 15 aastat need rohelised on ju kaua karjunud, et meil siin maa põleb. Pealegi meil on ju vasakpoolsed igal pool, sotsialistid, vasakpoolsed demokraadid, meil on lääne ühiskonnas igal pool, nad on võimul. Ja need on need samad inimesed, kes karjuvad kliimamuutusest. Kui te teate, et suvel tuleb kuumalaine, iga aasta läheb hullemaks. Miks te ei ole 10-15 aasta jooksul mitte midagi teinud? Jõuame ka Prantsusmaa näiteni. Mis on väiksem, aga võib-olla isegi natuke selgem. See on vana teema, aga mõte ongi selles, et see teema on vana. See on 2019. aastast. Et oli siis kuumalaine. Oli siis kuumalaine ja siis ühes klassiruumis, lasteaiaklassiruumis oli väidetavalt toas temperatuur umbes 40 kraadi. Ja ühe lapse isa otsustas midagi selle vastu teha. Ta ostis oma raha eest ligi mingi 400 euro eest 10 uut ventilaatorit ja annetas need lasteaial. Tavaline inimene vaatab seda ja mõtleb, normaalne, probleem oli olemas, lahendus oli lihtne, keegi võttis vastutuse ja tegi. Aga siis tuli inspektor ja ventilaatorid tuli eemata. Mitte sellepärast, et lapsed ei vajaks jahutust, mitte sellepärast, et 40 kraadi oleks klassiruumis hea, vaid sellepärast, et seadmed ei vastanud vajalikule bürokraatlikule korrale, kinnitusele, standardide või haldusprotsessile. Teoorias nagu võiks sellest nagu aru saada, toode ei olnud ohutu, väidetavalt. Avalikus asutuses ei saa igaüks tuua, mida tahab ja panna seda laste keskel. On seal elektriohutus, vastutus, kindlustus, hooldus, võimalikud õnnetused. Riik peab mõtlema riskidele. Aga terve mõistus küsib, kas me oskame veel riske nagu võrrelda? Kui ruumis on 40 kraadi, siis see ei ole abstraktne risk. See on olemas olev probleem. Ventilaatoriga, mis väidetavalt ei vasta nendele standarditele, võib teoreetiliselt midagi juhtuda. Võib-olla. Keegi ei tea. Kuumus aga on juba toas olemas. Bürokraatlik mõistus aga armastab teoreetilist riski rohkem kui päris probleemi. Sest teoreetilist riski saab dokumenteerida. Selle kohta saab teha juhendi. Selle kohta saab keegi nagu vastutada. Kui ventilaatoriga midagi juhtub, siis on süüdlane leitav. Direktor, õpetaja, ametnik, isa, tarnija. Aga kui lapsed lihtsalt kuumas istuvad, siis on see nagu loodusnähtus. Kahju külm, aga pole midagi teha. Kliimamuutus, jooge vett, pange kardinad kinni. Tehke teadlikkuse tõstmise kampaania. See ongi tänapäeva bürokraatia üks kõige nagu rumalamaid külgi. Süsteem kardab konkreetset vastutust rohkem kui üldist kahju. Kui lubatakse ventilaator ja midagi juhtub, siis mingi konkreetne inimene on süüdi. Kui ei lubata ventilaatorit ja kõik kannatavad, siis on süüdi ilm. Teoorias lihtne lahendus. Praktikas näeb see kõik väga kole välja. Ja see viib meid laiemale nähtusele, mida võib nimetada turvalisuse kulutuseks. Turvalisus on muidugi vajalik. Keegi ei taha, et lasteasutused oleksid ohtlikud,
seal elektriseadmised kahtlased või avalikud hooned täis riskantseid tooteid. Probleem tekib siis, kui turvalisus ei tähenda enam mõistlikku riskide haldamist, vaid iga võimaliku õnnetuse ettekujutamist nii kaua, kuni nii-öelda normaalne elu teiskud. Mis siis, kui laps paneb sõrve näiteks ventilaatorisse? Mis siis saab näiteks, kui seade läheb rikki? Või siis, kui juhe on näiteks vale? Või siis, kui keegi näiteks komistab selle juhtme otsa? Need küsimused ei ole iseenesest nagu hullumeelsed, aga kui mis siis, kui muutub nagu vetoõiguseks, miks midagi mitte teha, siis ei saa enam nagu midagi reaalselt tehagi. Ja sama loogikat näeme paljudes kohtades. Mänguväljakud muutuvad steriilsemad. Ettevõtted eemaldavad laste jaoks mõeldud atraktsioone, sest õnnetuse korral tuleb kohtuhagi. Koolid piiravad tegevusi, sest parem on, kui midagi ei juhtu. Isegi kui selle hind on igav, passiivne või üle kontrollitud keskkond. Kunagi oleks paljusi asju nimetatud lihtsalt nagu õnnetuseks. Nüüd peab igal õnnetusel olema süüdlane. Ja kui igal õnnetusel peab olema süüdlane, siis institutsioonide kõige ratsionaalsem käitumine on mitte lubada mitte midagi enam, mitte kunagi. Ja, nii sünnibki ühiskond, kus kõik on paberil ohutu, aga päris elu on üpris jabur. Kool ei kasuta ventilaatorit, sest see võib olla ohtlik, aga 40-kraadine klassiruum ei ole justkui kellegi otsene vastutus. See on ametliku turvalisuse ja praktilise turvalisuse erinevus. Ametlik turvalisus kaitseb institutsiooni. Praktiline turvalisus kaitseb inimest. Ja need kaks asja ei lange alati kokku. Natuke naljakam osa, et siin tuleb naljakam ja natuke ebaogav osa, aga muu maailm sisuliselt vaatab kogu seda jura, mis Euroopas toimub ja nad naeravad selle üle. Kus mul siin on? Kohe. Ma panen seda tagataustasse tööle. Hiina sotsiaalmeedias levivad videod ja pildid, kus nagu näidatakse, kuidas koertele, sigadele, muudele loomadele on pandud jahutus ja konditsioneer. Samal ajal, kui Euroopa inimesed ostavad paaniliselt ventilaatorid ja istuvad kuumades korterites. Mõte on nagu üsna lihtne, videoklipid on naljakad, aga see on nagu päris alandav eurooplastele. Üritage aru saada. Ma lükkan hääle välja. Hiinas koerad ja sead elavad paremini kui eurooplased oma korterites. Ma tahan, et te saaksite aru. Paljud inimesed, kes Euroopas elavad hullemates oludes kui Hiina sead või koerad. Ma loodan, te olete rõõmsad sellele. Ma saan aru, et see on muidugi intellekti huumor. See on liialdatud julm ja mõeldudki mõnitamiseks. Aga hea mõnitus töötab siis, kui sellel on ka nii-öelda ebamugav tõetera sees. Euroopa on harjunud mõtlema endast kui mingisugune arenenud, tsiviliseeritud ja mingit moraalselt kõrgemast keskkonnast, riigist, struktuurist. Me õpetame teistele kliimat, inimõigusi, regulatsiooni, kestlikkust ja õiget ühiskonnakorraldust. Ja siis tuleb suvi ning selgub, et paljud inimesed ei suuda oma kodu, töökohta või ühistransporti normaalselt jahutada. See ei tähenda, et Hiina mudel oleks mingi eeskuju, vastupidi. Hiina on autoritaarne riik, kõik teame, kus on inimestel palju vähem poliitilist vabadust. Aga just sellepärast ongi nagu võrdlus nagu poliitiliselt piinlik. Kui autoritaarne tööstusriik
suudab pakkuda jahutust isegi loomakasvatuses. Samal ajal kui Euroopa moraalselt valgustatud bürokraatia seletab inimestel, miks ta peaks kuumusega leppima, siis tekib probleem kuvandiga. Ja see kuvand on üpris tähtis. Poliitilised süsteemid elavad mitte ainult teadusest, vaid ka prestiižist. Kui süsteem hakkab välja nägema naeruväärne, siis tema moraalne autoriteet langeb. Sa võid kirjutada maailma kõige ilusama kliimastrateegia, aga kui tavaline inimene tunneb, et ta elab halvemini kui loom mõnes teises riigis, siis sinu strateegia ei ole enam nagu väga tõsiselt võetud. Ja mõjub parsima. Siin tuleb lisada muidugi ka aus vastuväide. Euroopas ei ole konditsioneerida vähene levik ainult ideoloogia tagajärg. On päris praktilisi põhjuseid. Paljud hooned on vanad, elektrisüsteemid ei ole alati sellise koormuse jaoks ehitatud. Kortermajades võib seadme paigaldamiseks vaja minna ühistu või omavalitsuse luba. Mõnes kohas on piirangud mürale, fassaadile või välisseadme asukohale. Energiahinnad on kõrged. Mõnes piirkonnas on ajalooliselt olnud vähe päevi, kus konditsioneeri päriselt väheks. See kõik on muidugi tõsi. Ja ei ole mõistlik teha nägu, nagu iga eurooplane saaks homme minna poodi, osta Ameerika stiilis seal akna konditsioneeri, pista selle aknast välja ja probleem on lahendatud. Hoone tüüp, aknad ja regulatsioonid võivad olla väga erinevad. Kõik lahendused ei sobi igale majale. Aga see vastuväide tähele ei päästa nagu poliitilist probleemi. Sest kui probleem on infrastruktuuris, siis tuleb rääkida infrastruktuurist. Kui probleem on elektrivõrgus, tuleb rääkida elektrivõrgust. Kui probleem on hoonest, siis tuleb rääkida renoveerimisest. Kui probleem on lubades, siis tuleb rääkida lubade lihtsustamisest. Kui probleem on hinnas, siis tuleb rääkida sellest, miks energia ja paigaldus on nii kallis. Mida ei saa teha, on muuta praktiline mahajäämus moraalseks vooruseks. Veel üks oluline küsimus on mõju. Kliimapoliitika mõte peaks olema tulemused. Kui inimesed peavad maksma rohkem, tarbima vähem, elama ebamugavamalt ja loobuma tehnilistest lahendustest, siis peaks olema väga selge, mida see saavutab. Kui Euroopa piirab enda energiakasutust, sulgeb tööstust, tõstab kulusi ja teeb inimeste elu kallimaks, aga samal ajal liigub suur osa tööstust riikidesse, kus energia tuleb mustemalt, kus regulatsioonid on nõrgemad, siis ei pruugi globaalne tulemus olla nii ilus, kui kohalik raport näitab. Paberil nagu väheneb Euroopa heide, praktikas ostame sama asja sisse mujalt ning mustemalt. See ei ole nagu tingimata planeedi päästmine, see võib olla emissioonide raamatupidamislik eksport. Ja siis tuleb veel konditsioneeri küsimus. Kui Euroopa kodanik loobub jahutusest, aga samal ajal suured tööstusriigid kasutavad tootmist, energiatarbimist ja heitmeid hoopis teises mahus, siis tavalisel inimesel tekib õigustatud küsimus, kui palju minu kannatus päriselt nagu midagi muudab. Siin on väike graafik, mis ma tõin välja. See ongi full screen. Aastast 2000 kuni 2024. Aga jah, see ei tähenda, et Euroopa ei peaks midagi tegema. Jälle liiga lihtne ja lavane. Aga iga piirkond vastutab oma otsustest. Aga poliitika peab olema proportsionaalne. Kui ohverdus on reaalne, aga mõju on sümboolne, siis inimesed hakkavad lõpuks nägema mitte kliimapoliitikat, vaid rituaali. Ja kui rituaalis osalevad kõige rangemalt tavainimesed, samal ajal kui eliit säilitab endale erandeid, siis on legitiimsus veel kiiremini kadumas. Või isegi kadunud. Jõuame siis
nagu suurema mehhanismini. Süsinik on erakordselt mugav poliitiline objekt, sest peaaegu iga inimtegevus on sellega seotud. Valgus, küte, jahutus, transport, toit, tootmine, ehitus, reisimine. Kõik jätab mingisuguse jälje. Kui poliitiline süsteem ütleb, et süsinik on peamine probleem, siis see annab süsteemile võimaluse reguleerida peaaegu kõike. Jällegi, see ei tähenda automaatselt mingisugust vandenõu. See ei pea nagu ette kujutama sõitsust tagatuba, kus keegi naerab ja planeerib, kuidas inimeste ventilaatorid ära võtta. Palju lihtsam seletus on sageli piisab. Bürokraatia armastab valdkondi, kus on võimalik mõõta, raporteerida, reguleerida, subsideerida, karistada ja uusi ametikohti. Kliima on selle jaoks ideaalne. Iga probleem vajab uut raamistikku. Iga raamistik vajab uut eelarvet. Iga eelarve vajab uusi eksperte. Iga ekspert vajab uut raportit. Ja iga raport jõuab lõpuks tavainimesine arvena. See ei tähenda, et kliimaprobleem ei ole päris. Tunneme temperatuuri. Olgu see inimtekkeline või mitte. Objektiivselt on meil alav. Küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, mida poliitiline süsteem teeb nagu päris probleemi. Kas ta lahendab seda nii, et inimeste elu muutub paremaks, energiasüsteem tugevamaks, hooned vastupidavamaks, tehnoloogia kättesaadavamaks või kasutab ta probleemi selleks, et õigustada kallimat elu, kitsamaid valikuid, suuremat kontrolli ja uusi erandeid iseendale. See ongi vahe toimiva poliitika ja grifti vahel. Toimiv poliitika ütleb, et meil on probleem, siin on tehniline lahendus, siin on kulud, siin on vastutus, kes vastutab ja siin on mõõdetav tulemus. Grift aga ütleb või toimib, et anna rohkem raha ja võimu, ära küsi liiga palju, kannata moraalselt õigel viisil ja kunagi tulevikus saab parem maailm. Vanasti muidugi nimetati seda kõike teismoodi. Nüüd pannakse sinna ilus roheline logo. Keskkonnaaktivism on aastaid teinud asju, mis nagu tavainimest nagu ärritavad, aga ei pruugi teda nagu inimest nagu, mitte murda, aga väga kõvasti ärritada, ütleme niimoodi. Nagu tee blokeerimine, muuseumi pildi juurde kleepimine, loosungid laste saamise vastu, moraalsed kampaaniad tarbimise ümber. See kõik võib nagu inimesele närvidele käia, aga kui see jääb kuskile meediasse või kesklinna, siis paljud lihtsalt ohkavad ja lähevad eluga edasi. Konditsioneeri teema on teistsugune. See puudutab kodu, puudutab und, puudutab lapsi, puudutab vanemaid, haiglaid, töövõimet. Kui ideoloogia jõuab sinu magamistutta ja ütleb, et sul ei peaks olema õigust end normaalselt nagu välja puhata, siis reaktsioon on palju tugevam. Millest ma räägin? Ma räägin sellest, kuidas Saksa French Ecology Minister Monique Babut on air conditioners. Ühesõnaga, minister avaldas arvamust, et talle üldse ei meeldi see mõte, et inimesed tahavad konditsioneeri. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien. Rien. Ça, ce n'est pas de l'adaptation. Ça, c'est une mesure d'urgence, peut-être, qu'on peut prendre. Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. Je vais vous dire les choses comme ça. Nagu ma ütlesingi, päris poliitika, need inimesed, kes vastutavad, võimul reaalselt võtaks midagi ette. Näiteks tegeled griftiga. Nemad saavad väga mugavalt öelda, et tegu on kliimamuutusega ja sorry,
me ei saa midagi siin teha. Jah. Jah, kui inimene ei saa ennast nagu väga välja puhata, siis nagu reaktsioon on palju tugevam. Sama muster on näha paljudes poliitilistes konfliktides. Inimesed taluvad nagu abstraktset hullust, üllatavalt kaua. Aga kui see tuleb nii-öelda nende igapäevaellu, autosse, arvetesse, kooli või haiglasse, siis asi muutub palju isiklikumaks. Ja siis algab vastureaktsioon. Mitte sellepärast, et inimesed oleksid tingimata mingisugused kliimavaenulikud, vaid sellepärast, et nad saavad aru, et neile müüakse põhimõtted, mida otsustajad ise järjekindlalt ei järgi. Kui põhimõte kehtib ainult allapoole, tavale inimeste jaoks, siis ei ole see põhimõte hierarhia. Kõige lihtsam on teha sellest nagu karikatuur. Ühed tahavad planeeti päästa, teised tahavad igasse tuppa 3 konditsioneeri ja nii-öelda elektriarve põlema panna. Tegelikult ei pea valik olema nagu nii rumal. Mõistlik poliitika alustab sellest, et kuumus on päris risk, mis on juba vähemalt 15 aastat olnud. Okei, 10 aastat on täpselt olnud, ei eks, 15. 10 aastat ajalehtedes, iga aasta me näeme kuumalaine kohta uudiseid. See on nagu päris risk. Eriti veel haavatavate inimeste jaoks. Seega nagu peavad haiglad, hooldekodud, lasteaiad ja koolid olema iga-aastase suvise kuumuse jaoks valmis. Mitte kunagi tulevikus, vaid päriselt praegu. Teiseks tuleb tunnistada, et Euroopa hooned vajavad nii-öelda renoveerimist. See tähendab paremat isolatsiooni, varjastust, ventilatsiooni, elektritaristut ja vajadusjahutust. Mitte ainult talvist energiatõhusust, vaid ka suvist nii-öelda elukõlblikkust. Kolmandaks tuleks lõpetada moraalne sõda koduse mugavuse vastu. Kui inimene ostab endale konditsioneeri, siis, sest tema korteris on 35 kraadi, siis ta ei ole tsivilisatsiooni vaenlane. Ta on inimene, kes tahab lihtsalt magada. Ja neljandaks tuleb rääkida ausalt kuludest. Kui rohepoliitika teeb energia kallimaks, siis ei saa seda lõputult peita abstraktse õigluse taha. Kallim energia tähendab vähem valikud. Vaesem inimene ei osta efektiivsemat seadet. Ta lihtsalt kannatab rohkem. Ja viiendaks peab eliit ise järgima samu põhimõtteid, mida ta nõuab teistelt. Mitte sümboolselt, mitte kampaania korras, vaid päriselt. Kui kõik peavad ohverdama, siis olgu koorem nähtavalt nii-öelda jagatud. Kui ohverdus puudutab ainult alumisi korruseid, siis ärge imestage, kui alumised korrused hakkavad ühel hetkel üles vaatama. Aga see konditsioneeri teema, see ei ole nagu selles loos nii-öelda ainult tehniline seada, nagu test. Ta testib, kas poliitika suudab eristada loosungit ja praktilist vajadust. Ta testib, kas roheline liikumine suudab säilitada legitiimsuse, siis kui jutt jõuab nagu inimese igapäevaellu. Ta testib, kas Euroopa institutsioonid mõistavad, kui halb näeb välja süsteem, kus mugavus on nagu üleval pool kaitstud, aga allpool on moraliseeritud. Ja ta testib, kas bürokraatia suudab veel nii-öelda kasutada tervet mõistust. Sest lõpuks ei ole küsimus selles, kas planeet on oluline, muidugi on, küsimus ei ole selles. Küsimus selles, kas planeedi nimel ehitatakse süsteem, kus tavaline inimene peab loobuma normaalsest elust. Samal ajal, kui poliitiline ja administratiivne klass säilitab endale kõik mugavused ning nimetab seda vastutustundeks. Kui vastus on jah, siis ärge imestage, et inimesed ei näe selles enam kliimapoliitikat. Nad näevad uut aristokraatiat. Ja kui aristokraatia ütleb talupojale, et vendluse nimel tuleb kivi tõsta, siis talupoeg võib ühel hetkel küsida sama küsimuse nagu vanas loos. Okei, tõstame, aga kus on sinu võlg?
Aitab küll. Jätke meelde, lapsed. Ja väärite seda valitsust, mis teil on.